Laupäeva õhtud Eesti Lõtsaga. Tere taas, head Lõõtspili muusikasõbrad ning tere tulemast tagasi Eesti Lõõtsa pealinna Põlvasse, kus käimas on suurejooneline Rahvalõõts 2017 finaalsaade. Poole tunni eest kuulutasime välja hääletuse, mis, nagu öeldud, oli natukene tagasi või kokku tõmmatud reeglitega. Ühelt numbrilt helistades läks arvesse nimelt ainult 3 kõne. Hääletamine kestab veel viimaseid sekundeid, et veel viimasedki laisad saaksid oma poolehoidu näidata selle kõnega ning lõpeb 5, 4, 3, 2, 1 ja nüüd. Hääletus on lõppenud. Täname juba nüüd kõiki hääletajaid, kõiki, kes ei pidanud paljuks oma lemmikutele poolt hoida. Senikaua, kuni lava taga hääli kokku loetakse. Pakume teile aga mõnusat lõõtspilimuusikat, nagu me oleme seda teinud ikka laupäeva õhtuti juba 3 hooaega. Teie ees on üles rivistatud Eesti lõõtspilimängijate suur orkester maestro Heino Tartese juhendamisel. Esimene lugu Aleksandra valss. Hea rahvas, järgmise loona esitame ühe väga magusa loo. Selleks on Suhkrutükk. Suhkrutükk, sind armastan, ootan, mil sind näha saan. Kuigi sinu mammale sugugi ei meeldi see. Suhkrutükk, oh mis ma teen, kas ma sinu ära söön või ma ainult suudlen sind, et sa armastaksid mind ja koju me ei lähe ja papa, mamma meid ei näe
koju me ei lähe. Ja papa, mamma meid ei näe. Ja koju me ei lähe. Ja papa, mamma meid ei näe. Suhkrutükk vaid minuga, tantsi täna polkat sa. Las kõik teised vaatavad, kui sa tantsid minuga. Suhkrutükk mul ole truu, magusam kui miski muu. Möödub päev ja möödub kuu, suhkrutükk on ikka truu. Ja koju me ei lähe. Ja papa, mamma meid ei näe. Ja koju me ei lähe. Ja papa, mamma meid ei näe. Aitäh! Järgmise loona esitame teile ühe ilusa isamaalise loo. Mu isamaa armas. Mu isamaa armas, kus sündinud maa. Sind armastan ma järjest ja kiidan lauluga. Sind armastan ma järjest ja kiidan lauluga. Ei seedrid, ei palmid, ei kasva me maad, kuid siiski kenad männid ja kuused kaased ka. Kuid siiski kenad männid ja kuused kaased ka. Ei hõbedat kulda, ei leidu me maad, kuid vilja kandvat mulda on küllalt igal pool. Kuid vilja kandvat mulda on küllalt igal pool. Su hooleks end anna ja truuks sulle jää. Nii kaua kui kord suured ja oma hauda lähed. Nii kaua kui kord suured ja oma hauda lähed. Õitse veel kaua mu isade maa. See maa, kus palju vahvust ja vaimu varaga. See maa, kus palju vahvust ja vaimu varaga. Järgmise loona esitame teile ühe ilusa talvise lõõtsaloo. Lumevalss.
Nii, nüüd tuleb üks ilus reisulaul. Kas tahad tulla minuga? Kas tahad tulla minuga koos mööda ilma rändama? See tee oli kitsas kivine, käib üle maa ja katuste. Meil noore täkk on vankri ees ja süda kripeldamas sees. Me kihutame lustlikult, nii siin kui sealpool nuustakud. Kas tahad tulla minuga koos mööda ilma rändama? Üks kena tubli aururong, sel puhul üpris paslik on. Meil ähkides veab rauast ruun ja hinge õhtal tulikuu. Me kihutame lustlikult, nii siin kui sealpool nuustakud. Tahad tulla minuga koos mööda ilma rändama? Kas olgu vanker või siis rong või jalgsi veelgi parem on? Nii üle maja katuste ja mägede ja orgude. Me kihutame lustlikult, nii siin kui sealpool nuustakud. Ja hommik, head vaatajad, teie ees oli üle-eestiline suur lõõtspilli orkester. Hääletustulemused on selgunud. Mina tean neid. Ja natukene, nagu te ilmselt aimata oskate, kruvime nüüd pinget. Tegelikult on ju kõige tähtsam osa mitte ees, vaid selja taga. Mitte võistlus, mitte see, kes võidab, ei ole oluline, vaid oluline on see, et see mõnus lõõtspilli muusika kõlab meie kodudes, meie telekaekraanidel ning meie südametes. Et tänada kõiki tänaõhtuseid finaliste ning anda üle esimesed auhinnalised kohad, palume lavale Lõõtsa pealinna linnapea härra Georg Pelisaare. Hea lõõtspilli huviline. Teid on siin saalis palju ja ma tean, et üle Eesti telekastide ees veel palju rohkem. Head lõõtspilli mängijad. 2017 oli üks imepärane aasta. Me saime taas kord harmonikaga hakkama ja rahvalõõts on nüüd siis juba 3 korda peaaegu et otsakorral. Ja mul on eriline au ja hea meel, et minule jäi eelmise aasta harmoonika väga eriliselt meelde. Sest seda ma ei oleks küll osanud oodata, et kunagi elus mul selline tiitel saab olema, et Lõõtsa pealinna linnapea ja sellise uhke ametiketiga. Siinkohal ma tänan kõiki lõõtspilli mängijaid meeletu usalduse eest ja muidugi maestro Heino Tartest, kes on ka selle imeilusa keti ise oma kätega valmis teinud. aastal 2018, see aasta, kuhu me oleme äsja astunud, on muidugi mõista veel erilisem aasta kui 2017, sest Eesti riik saab 100-aastaseks. Ja mõistagi on Eesti riigi tulekul suur osa ka lõõtspillil. Sest kui me teist korda ennast iseseisvaks laulsime, siis ma arvan, et esimest korda me iseseisvaks ikka suuresti mängisime ja tantsisime selle pillisaatel. Sest August Eppo oli selle lõõtsa juba enne 1918. aastat valmis teinud. Ja kindlasti on 2018 eriline aasta ka sellepärast,
et see on Euroopa kultuuripärandi aasta. Ja Euroopas Eesti lõõtspill on täiesti omamoodi pill, eriline pill. Seetõttu me kindlasti tahame seda lõõtspilli just nimelt sellel Euroopa kultuuripärandi aastal ka rohkem Euroopas tutvustada. Ja siin on mul väga hea meel öelda tänusõnad Tallinna Televisioonile, kes on juba mitu aastat võtnud selle lõõtspilli muusika oma südameasjaks, et seda näidata. Ja tänu nendele ma arvan, et me saame seda ka kaugemal Euroopas näidata ja mõistagi oleks ülivahva, kui me saaksime oma lõõtspillimängijatega kõik Euroopasse sõita, laia maailma. Ega meid nüüd nii palju ka ei ole, et ühe laeva peale ära ei mahu. Ja kui see ei juhtu sellel aastal, siis 2019 on see aasta, kus Põlva võõrustab Euroopa maapiirkondade harta esindajaid, delegatsioone, ehk siis Euroopa Liidu 27 riigi esindajad järgmisel aastal saavad olema kõik Põlvas ja kuis siis ilma lõõtsata. Siis nad võtavad lihtsalt, kui mitte lõõtspillimängijat, siis mõne lõõtsa kindlasti kaasa. Aga mul on hea meel tänada täna kõiki lõõtspillimängijaid, kes on suvatsenud kohale tulla, kes on võtnud selleks kena laupäevase päeva. Ja eriliselt tahaksin tänada kõik neid, kes osalesid Rahvalõõts 2017 konkursil. 18 väga vahvat inimest ja suur heameel on siit esile tõsta siis neid, kes on jõudnud finaali. Ja siinkohal ma palun tuua kõigile finaali jõudnutele tänud ja ka väikesed preemiad, mille on välja pannud aktsiaselts Värska Vesi ja ühistu Eesti Lihatööstus kõigepealt. Ja ühtlasi on mul siit hea meel anda jutujärg Tallinna Televisiooni esindajale Artur Raidmetsale. Tere õhtust, austatud pillimehed, lugupeetud publikum. Mul on hea meel Tallinna Televisiooni poolt samuti anda välja tänu diplomid. Tänukiri Eesti pärimuskultuuri edendaja Sirli Aiale. Erilised tänud Johanna Johansonile. Täname eriliselt ka Rasmus Kadajat. Ei jõua ära kiita Aigar Lumi. Tallinna Televisiooni vaatajate tänud ka Herbert Konnulale. Olgu kiidetud Kaile Mumm.
ja suured tänud Gert Kriispan. Lõõtsapealinna linnapeale ja Tallinna Televisiooni esindajale. Omalt poolt lisan, et kõik finalistid saavad omale meeneks kaasa ka kunstnik Keiu Kullese poolt valmistatud imeilusa hõbedase kannaga raha. On aeg hakata välja kuulutama 3 auhinnalist kohta. 3. koha, hea publik, head televaatajad, tänu teie aktiivsele hääletamisele on võitnud järgmine mängija. Aigar Lumi. Palju õnne ning kelagu su mäng meile lühidalt veel kord. Tahaksin kodus olla, kui õunapuud õitsevad ja renderoosakad õie su juukseid ehivad. Ja renderoosakad õie su juukseid ehivad. Ma tahaksin kodus olla, kui rukkivõld haljendab ja tollakat pruunikat vilja kuldasa hällitab. Ja tollakat pruunikat vilja kuldasa hällitab. Aitäh teile! Suurepärane! Täna õhtune 3. koha võitja Aigar Lumi. Palju õnne! On aeg liikuda edasi ning välja kuulutada 2. koht. Ning 2. koha võitis Rasmus Kadaja. Said antud hoiule mu armu tõotused. Kuid kui merelt tulen ta süüa röömalt hollari ja su tasku pistan kingiks dollari. Kui ma laevas olen tööl, sulle mõtlen päevalööl ja su juustest leitud linti kannan vööl. Kuid kui sadam neelab mind ja jalge all on kindel pind, ootab mind võõras lind. Väike neid ootavaid, veel on maid, kuhu said antud hoiule mu armu tõotused. Kuid kui merelt tulen ta süüa röömsalt hollari ja su tasku pistan kingiks dollari. Kuid kui merelt tulen taas, hüüan röömsalt hollari. 1, 2, 3 ja su tasku pistan kingiks dollari. Teie ees täna õhtune 2. koha omanik Rasmus Kadaja. Palju õnne! On aeg liikuda edasi ning kuulutada välja esimene üllatusauhind, mida tuleb üle andma Põlva tarbijate ühistu juhatuse liige härra Kristo Anderson. Ning see auhind, hea publik saalis, on
teie preemia teie arvates parimale mängijale? Tere õhtust, austatud lõõtsamuusika austajad ja armastajad. Põlva Tarbijate Ühistu on Eesti suurima kaubandusketi Coopi osa. Ja see Coop on Eesti rahva oma ja kõige eestimaisem kaubanduskett Eestis. Ja sama võiks öelda ka depotüüpi lõõtsa kohta, et see on kõige Eesti rahva oma ja kõige eestimaisem pill üldse. Ja mul on hea meel anda üle teie siin Põlva kultuuri- ja huvikeskuses olnud pealtvaatajate preemia Rasmusele. Palju õnne veel kord Rasmus Kadajale ning suur tänu Põlva Tarbijate Ühistule toetamast Eesti lõõtspilli, mõnusat Eesti asja ning rahvalõõtsa televõistu mängimist. On aeg liikuda edasi ning välja kuulutada teine lisaauhind, milleks palun ma lavale maestro Heino Tartese. Mul on hea meel üle anda üks põllumeeste poolt välja antud preemia Arvo Kruusla poolt ja see preemia kuulub noorele lõõtspillimängijale Johanna Johanson. Palju õnne ka Johannale selle tulevikulootuse preemia eest. Nüüd on aeg välja kuulutada esimene, mitte koht, vaid esimene üllatusauhind peale esimest 2 üllatusauhinda. Ning ma palun taas lavale Heino Tartese, kes Eesti Lõõtspilliseltsi poolt annab üle veel ühe eripreemia. Nii, mul on palju preemiaid üle anda muidugi. Tänukiri rahvaloomingu järjepidevuse aktiivse edasikandja. Kandjana Sirli Aia. Ja järgmine Põlva lõõtsa kogukonna preemia, paikkonna lõõtsapillimängijad nad on ja Herbert Konnula järgmine. Siin on tänukiri ja rahaline preemia ja üks muusikariist ka veel. Ja ikka oma koolkonna inimestele Kaile Mumm, palun tule siia poole, et me kedagi ei unusta. Head vaatajad, hea publik. Nüüd on tõesti kätte jõudnud see kõige oodatum hetk. Enam ühtegi üllatust ei tule. Aeg on välja kuulutada Rahvalõõts 2017 võistu mängimise võitja. Ning selleks mängijaks on Gert Krüspan.
Gert Krüspan, Rahvalõõts 2017 võitja. Suur tänu, hea publik, kõikidele hääletamast, kõikidele kaasa elamast, kõik need saated, võiks isegi öelda kõik need aastad, tervelt 3 hooaega Rahvalõõtsa saateid on selja taga. Kuidas edasi, eks sellest veel räägime tulevikus. Üks eriline üllatus on meil siiski veel. Käes on Eesti Vabariigi juubeliaasta ning ma usun, et mitmedki meist, kui mitte kõik meist, teevad sel puhul, nagu üleskutse on kõlanud, Eestile ühe kingituse. Väiksema või suurema, oma südameasi. Üks võib öelda, et Eesti lõõtspillikultuuri tänaseks päevaks alustalaks saanud mehi on aga võtnud asja üsna suurelt ette ning lubanud Eesti Vabariigi 100. aastapäevaks valmis teha 100 Eesti lõõtspilli. Ta on selle eesmärgi juba tänaseks täitnud. See mees on ennast juba hetkel Eesti lõõtspilli traditsiooni kuldsete tähtedega kirjutanud Heino Tartes. Ma arvan, et kõik inimesed saalis ja televaatajad kodudes ühinevad minuga ja palume Heinol mängida selle oma 100. pilliga meile üks lugu. Aitäh sulle, Heino. Nagu Tallinna Televisioon paneb igal aastal võitjale välja tahvelarvuti, nii ka sellel aastal, aga me küll ei suutnud arvata, mida võiks panna välja auhinnaks mehele, keda me ei saa nimetada mitte ainult suurepäraseks muusikuks, suurepäraseks meistriks, me saame teda nimetada ainult legendiks. Maailmas ainulaadse Eesti lõõtspilli tegusa edendamise eest, abi ja toetuse eest saatesarja Rahvalõõts valmimisel maestro Heino Tartis tänud Tallinna Televisioonit. Head televaatajad, head Eesti lõõtspilli muusikasõbrad. Rahvalõõtsa võistu mängimise 3. hooaeg on jõudnud lõpule. Lõppenud ei ole aga mitte meie püha üritus, kui nii tohib öelda. Veel tervelt 5 nädalat kõikidel laupäeva õhtutel saate nautida juba tavapäraseks saanud ajal mõnusat lõõtspillimuusikat nii selle hooaja võistlusnumbritest kui simmanitelt, mis osutusid väga toredaks ja rahva seas menukaks. Soovime teile mõnusat õhtu jätku, täname teid kaasa elamast, publikule siin saalis mõnusat ohutut koduteed ning aitäh tulemast. Aitäh kõigile meid vaatamast ning lõpetame tänase õhtu mille muuga kui kõikide lõõtsameeste hümniga Pillimehe leib.
muusika kaitseb igat pillimeest. Nii meritsi kui maitsi õnnetuse eest. Ta hoiab ära suure paha eest, kaitseb teda suure raha eest. Eal ei leia raha üles pillimeest. Nii peied kui ka pulmad teavad pillimeest. Ja peitu ainult julmad poevad pilli eest. Kui teised söövad pillimeeste tööd, kõik tantsul löövad, sina rütmi lööd. Pill ei puhka päeval ega südaööd. Jah, nii see saatus näib, kui laul. Ei hinna olla saame au. Kurbus rõõm pillimehe leib, kes see teab, kus ta käsi käib, kuni veel käsi hoida pilli või. Kes oskab õhku müüa kõhutäie eest, kes suudab laule süüa ainult pillimees. Kurbus rõõm pillimehe leib, kes see teab, kus ta käsi käib, kuni veel käsi hoida pilli võib. Jah, nii see saatus näib, kui laul. Ei hinna olla saame au. Kurbus rõõm pillimehe leib, kes see teab, kus ta käsi käib, kuni veel käsi hoida pilli võib. Ja veel üks kord. Jah, nii see saatus näib, kui laul. Ei hinna olla saame au. Kurbus rõõm pillimehe leib, kes see teab, kus ta käsi käib, kuni veel käsi hoida pilli võib. Kurbus rõõm pillimehe leib, kes see teab, kus ta käsi käib, kuni veel käsi hoida pilli võib. Hea publik, head televaatajad, me täname teid südamest.